Tervitus. Merike ja numbrite keel siin. Vaatame siis täna, mida toob aprill 2026. Ja see on siis seotud number 4 energiaga ja see tahab vägisi siis meil selles kuus natukene korda luua, korrastada, struktureerida ja juhtida. Ja selle kuu peamine ülesanne ei ole lihtsalt kõike kontrollida, vaid õppida elu teadlikumalt siis juhtima. Ja nii nagu ma siin paljudes väikestes metsaelutuskäigu videotes olen öelnud, et alustagem siis juba kodu korrastamisega näiteks. Ja aprillis tekib siis paljudel soov midagi üleüldse korda seada. Kodu, tööruum või siis kas või remonti teha, töökohta vahetada, õppida uusi oskusi, pidada plaani, panna mingid eesmärgid kirja, luua süsteem oma rahaasjades näiteks ja muuta oma elu praktilisemaks ja selgemaks. Ja see kuu ei toeta juhuslikke sähvatusi ega ühekordseid emotsionaalseid katseid. Ei tööta selline mõtteviis, et teen midagi ühe korra ja ootan kohe suuremat tulemust. Et aprill soosib järk-järgulist ja sihipärast korrapärast tegutsemist. Isegi 5 minutit iga päev annab rohkem tulemust kui harv, suur, kuid ebaregulaarne pingutus. Aprillis sobib väga hästi selleks siis ehitada oma elu üles uue süsteemi järgi näiteks, luua uusi harjumusi. Ma kujutan ette, et väga paljud läksid jaanuarikuus juba treeningsaali, aga kes ei ole seda veel teinud, võib siis praegu hakata oma keha eest hoolt kandma ja teha oma elu vundament justkui tugevamaks alustalad. Ja see kuu soosib kõike, mis on samm-sammuline, stabiilne, selge ja läbimõeldud. Oluline ei ole ainult impulss või soov, vaid see, kas teete regulaarselt väikseid praktilisi samme. Eraldi oluline tähelepanek puudutab neid, kellel on sünnipäev ka aprillis. Enne sünnipäeva võib mõnel inimesel tekkida võib-olla selline väsimus, madalam energia, kurvameelsus või siis tunne, et miski ei suju. Ja seda tegelikult üleüldiselt kõigil, kellel on sünnipäev lähenemas, ükskõik mis kuul sul see ka ei ole, siis enne seda justkui tekib väike natukene selline disbalanss või ma ei tea, kuidas seda ütelda, aga nagu tasakaalust lähed välja. Aga seda ei peaks võtma justkui märki, et teiega on midagi valesti. Pigem võiks sel ajal võimalusel rohkem puhata, end säästa, kui vähegi võimalik, lõpetada suuremad asjad enne sünnipäeva ära ning anda siis kehale puhkust. Ja video lõpus siis nimetan 3 numbrit, siis kellel on kõige paremini sellel kuul, kellel veab siis kõige paremini sellel kuul, ütleme siis niimoodi. Aga kuula kõrv kikkis ja mingi aeg tulevad ka ajavööndid, kui mitte kohe, siis mingi aja pärast. Ja kui sina tunned ennast siin grupis ära, siis ja saad need minutid ka siia üles panna kommentaarid, siis ma olen sulle väga tänulik. Aga number 1 siis. Alustame teist. Teie, kes te olete sündinud siis 1., 10., 19. ja 28. kuupäeval. Siis tervise suhtes aprillis võib tekkida tunne, et energiat on võib-olla vähem, kui oli näiteks märtsis. Ja kui märtsis võis olla rohkem tõusu, indu ja sisemist hoogu, siis aprillis võib tekkida tunne, et keha justkui seab mingisugused piirid. Hakkab justkui trotsima. Võite tunda väsimust, rahulolematust ja oma seisundiga või lihtsalt seda, et pole enam sellist jõudu, nagu oli märtsis. Ja kuigi täna on siis märtsi mitte eelviimane päev, aga ikkagi üleüldiselt. Ja seda võib süvendada siis liigne töökoormus, vähene puhkus, vähene taastumine ja ebaregulaarne või siis selline mitte nii tervislik toit. Ja suhete siis aprill võib esile tuua ühtede sisemist konfliktset sellist ülestõusu võib-olla. Ühe energia on selles käsitluses siis selline loomulik tugev jõud, ehk siis te olete loomupärast juba sellised, kuidas ma ütlen, sellised teate, mida tahate üleüldiselt ja selles kuus võib tekitada selline justkui, et tahaks asjad paika panna. Ja isegi kui sa väliselt seda ei näita, siis võib-olla sinu sees on sellist kas väga palju alla surutud pahameelt või sellist sisemist ärrituvust. Ja see võib tekitada suhetes ka pingeid, teravust ja konflikte, et ehk siis soovitan sel kuul väga mõistlikult asjasse suhtuda ja ka natukene sõbralikumalt läheneda. Ehk siis tuleb rääkida. Ja raha suhtes siis siin võib probleem tulla liiga suurtest ootustest
ehk siis märtsis tekkinud inspiratsioon või uus hoog võib panna teid arvama, et tulemus peaks saabuma kohe nüüd aprillis. aga tegelikkuses ei pruugi see nii kiiresti välja kujuneda, seetõttu võib tulla natukene pettumusi. samuti on võimalik, et märtsis kulutasite rohkem, kui oli mõistlik ega hoidnud kuludel silma peal ning aprillis tuleb selle tagajärjega siis veits tegutseda. ehk siis see ei tähenda, et midagi peaks kehvasti minema, aga võib-olla te ei saa kõiki asju nii just, kui te olete nagu arvanud. ja töö suhtes siis tööalaselt on aprill pigem selline stabiilne ja võib-olla siis ka üllatusi täis kuu. tööd võib olla palju, kuid see liigub siis sellises rahulikus süsteemsusel. ja kui keskendute võtmetegevustele ja praktilistele sammudele, saate muuta oma tööolukorra tugevamaks ja kindlamaks. ehk siis tööd on teil sel kuul tulemas rohkem. kommenteerige teie grupp number 1 siis kuu lõpus kasvõi, et kuidas tundub, võib-olla teate juba praegu, kuidas asjad hakkavad minema. aga grupp number 2, teie siis, kes te olete sündinud 2., 11., 20. või 29. päeval. ja tervise suhtes siis aprillis võib siis teie grupp number 2 tekkida suurem tähelepanu oma kehale ja sisemaailmale. võib tulla soov aeglustuda, puhata, kuulata ennast ning hakata tervist võtma tõsisemalt ja teadlikumalt. ja mõni teist võib märgata, et tervise eest ei peaks hoolitsema alles siis, kui olukord on halb, vaid süsteemselt ja ennetavalt. nii nagu ma ütlesin grupp number 1-le, et võib-olla juba jaanuarikuus läksite treeningsaali või mida iganes, võib-olla kogu aeg hoiate ennast tikkis. ja kui märtsis oli mõni tervisega seotud kriis või ebamugavus, siis aprillis võib tekkida soov sellega lõpuks päriselt tegelema hakata. ehk siis keha hakkab teil nagu rohkem märku andma. eks tegelikult tervise suhtes peaks teil olema väga hea kuu. ja suhetes siis grupp number 2 võib nappida emotsionaalset jõudu, tundlikkust või soovi kogu aeg partneri külmust ja distantseeritust kompenseerida. ehk siis selline jah, kui suhe on olnud niigi ebavõrdne või raske, võib aprillis see eriti valusalt nähtavale tulla. ja võib tekkida tunne, et ei jaksa enam kõike üksi emotsionaalselt üleval hoida, ehk siis selline võib-olla märkate seda, et te olete liiga palju partnerist juba ära teinud, et äkki aitab küll. noh, eks kommenteerige. ja raha suhtes siis kahed võivad aprillis teravalt kogeda, kui ootused ei täitu. võite avastada, et kulutasite liiga palju, lootsite mingile rahale, mida näiteks ei tulnud. tehtud töö eest maksti võib-olla vähem, kui te ootasite ja tulemused ei vasta sisemisele lootusele. aprill võib siin murda illusioone ja sundida reaalsust vaatama veidi selgemalt. ja tööd võib olla selles kuus teil palju ning see võib olla hästi korraldatud ja kontrolli all. töö ise liigub justkui sundimata, samas võib tekkida olukord, kus töö on justkui hästi tehtud, aga rahaline tagasiside jääb justkui nõrgaks. see tähendab, et tööprotsess võib toimida, kuid küsimus võib olla selles, kas see, mida teete, on päriselt teistele vajalik või õigesti suunatud. ehk siis siin tasub veidi seda võib-olla ümber kalkuleerida, seepärast et teie grupp number 2 kipute tihtipeale nagu teiste eest ära tegema mingeid asju, isegi ilma, et teilt küsitakse. aga tööd peaks teil olema palju, nii et vaadake, et te siis ohvriseisu ei satuks. kommenteerige siia. grupp number 3, teie, kes te olete sündinud siis 3., 12., 21. või 30. päeval, vaatamata siis kuule ja aastale. siis tervise suhtes aprillis võib tekkida tunne, et elu rõõm, kergus ja inspiratsioon on justkui vähenenud. võite kogeda piiranguid, sisemist surutust või ka isegi väsimust. kui suhetes või töös on pingeid, peegelduvad need tugevalt ka tervise ja enesetundele. ja selle aprillikuu jooksul on siis oluline jätta kõrvale üleliigne, mitte ajada end liiga paljude asjadega laiali, ehk siis pea laiali või võtate liiga palju korraga ette. valida välja kõige olulisem. ja kui surute ennast liiga kaugele, võib taastumine minna hiljem raskeks, ehk siis see tähendab seda, et kui te hakkate liiga palju endale nagu push ima peale mingeid asju, siis see võib tekitada nõksu ebatasakaalu. suhetes teie number 3 võib siis aprillis partnerid veel vähem kuulata kui tavaliselt. samuti võivad esile tulla kontrollivus, surve, manipuleerimine või soov minna suhetes liiga jõuliselt oma tahtmist kehtestama. ja see võib tuua kaasa siis ka konflikte ja arusaamatusi. selle numbri puhul rõhutatakse ka laiemalt, et halb suhe võtab inimeselt energiat.
võib olla võimalik jääda väliselt edukaks, kuid selle hinnaks võib olla tervise ja sisemiste ressursside kurnamine. ehk siis see tähendab seda, et tee number 3, et tihtipeale näitate välja, et kõik on nagu hästi, kõik on nii chill, aga seesmiselt tegelikult käite läbi mingisuguseid protsesse, et siin ma soovitaksin ka teile nii nagu grupp number 1-le, et pigem suhelda ja rääkida avalikult siis või tähendab avalikult oma partneriga asjadest, mis teil näiteks ei toimi või mis temal ei toimi, mis teid ärritab ja nii, et saaks see tasakaal sinna majja. Ja ega siis suhted mitte ainult oma elukaaslasega, vaid üleüldse koostööpartneritega täpselt samamoodi. Nii, raha suhtes siis 3-l on oluline tunda inspiratsiooni, motivatsiooni ja ka hoogu ja seda, et sind ka märgatakse. Ja aprill võib siin mõjutada veidikene piiravalt ja rahaga seoses võib tulla tunne, et tahan, aga ei saa. Teised saavad rohkem kui mina olen maha jäänud ja raha on justkui sul sellel kuul hästi selline kinnisidee ja võib tekkida palju mõtteid selle ümber, kust ja kuidas raha saada, kuid sisemine selgus võib puududa. ehk siis siin ma soovitaksin pigem mitte niivõrd keskenduda sellele rahale, vaid pigem fokusseerida seda oma tegevust ja vaadata, et kas sa lähed ikkagi oma õiget rada pidi. Ja töö suhtes siis tööd võib olla ikkagi palju selles kuus ja ka rutiini võib olla palju, kuid teie grupp number 3 oskate siis töötada ja töö võib isegi sulle ka väga meeldiv olla. Ja mõnikord võib töö saada justkui päästerõngaks või väljapääsuks. Samas on siin oht, et töö neelab kogu tähelepanu ära ning lähedased, sõbrad ja suhted jäävad tahaplaanile. Nii võivad töö kõrvalt tekkida pinged muudes eluvaldkondades. Ehk siis nii nagu ma ütlesin, et suhetes võib tekkida pingeid, seepärast et tööd on palju, aga raha suhtes ka see, et rahaga on veitsa nagu kehvad lood, justkui on nagu ebatasakaal, aga see viitab sellele, et see raha võib lihtsalt justkui nagu tulla ja minna sama kergesti. Vot niimoodi. Kommenteeri sina ka siia. Jah, kõige kihvtim on see, kui kommenteerite näiteks kuu lõpus, et kuidas tundus või siis kommenteeri siia, et kuidas märts läks. Number 4. Neljad on siis need, kes on sündinud siis 4., 13., 22. ja 31. kuupäeval, vaatamata siis kuule ja aastale, see info on siis üleüldine. Ja tervis siis 4 jaoks on aprilli energia iseenesest väga harmooniline, kusjuures see on teie grupi kuu üleüldse. Ja tervise poolel tähendab see, et olukord on üldiselt kontrolli all. Midagi ei pea tingimata häirima, mingeid suuri probleeme ei pruugi olla või kõik püsib normi piires. Võib tulla ka sisemine leppimine mõne seisundiga või usk, et see, mida teete tervise heaks, on väga õige ja kannab ka vilja. Ja suhete suhtes siis suhete poolel võib 4 tekkida võib-olla leppimatus, sõjakus ja soov reageerida teravalt. Kuigi kuu energia on sulle üldiselt väga tuttav ja kooskõlaline, ehk siis nii nagu aprillikuu energia on 4 ja teie kuulute ka grupp number 4. Võib just suhetesse väljenduda jäikuse konfliktina, ehk siis te niigi võtate seda suhet nagu noh, mitte pahas mõttes, aga te võtate nagu hästi selliselt tõsiselt ja vot võib-olla siin tekivadki mingisugused sellised ebakõlad ja soovitatakse enne vastamist siis võib-olla peatuda, hingata sügavalt sisse-välja ning mõelda, kas reageerite valust või teadlikust valikust. Ehk siis see tähendab seda, et enne kui sa satud midagi nagu arutama või konflikti või tõstad mingisuguse küsimuse päevakorrale, siis hinga mitu korda sisse-välja ja mõtled, kas see probleem on ikka probleem või on see ainult mingisugune ekslik mõte sinu peas. Vot, aga rahaasjades siis on teile see väga soodne ja võimalusi teenimiseks võib olla rohkem, võib avaneda lisasissetuleku võimalusi ja võib tekkida uus arusaam oma töö ja tasu väärtustest. Samuti võib grupp number 4 muutuda suhtumine oma sissetulekusse. Võib tekkida selline teadlikkus, et tegelikult pole olukord sugugi nii halb. Ehk siis teile on omapärane see, et te tihtipeale kahtlete, kontrollite ja selline, te ei usu oma silmi, oma kõrvu, aga tegelikult lihtsalt tasub lasta natukene lõdvemaks ja kõik on okei. Ja töövaldkonnas on palju kontrolli, korda ja süsteemi ja 4 sobib see hästi, sest kui kontroll on olemas, siis sa tunned ennast kindlamalt. Ehk siis tööd on sellel kuul palju ja töö liigub tavapäraselt ja ilma suure probleemideta.
ehk siis selline väike lisanüanss, et kuigi teil nagu selles kuus on siis väga paljudes valdkondades väga hästi, siis sinu sees endal võib tekkida siis hästi palju konflikte ja arusaamatusi. Äh, seetõttu sa peaksid rohkem lõdvestuma ja usaldama seda protsessi. selles suhtes, et sa ei pea kogu aeg kõike kontrollima. jah, kommenteeri siia. Teie number 5. Teie, kes te olete sündinud siis 5. päev, 14 ja 23. Ükskõik mis kuul, mis aastal. Ja teie tervis siis 5 puhul võib tervis olla aprillis väga hea, just siis, kui ellu tuleb rohkem korda. Ja see võib siis väljenduda töö ja puhke mõttes, ehk siis selline tasakaal ja õige toitumine, regulaarselt hoolitsemine oma keha eest ja samuti ka sellised hingamisharjutused, võib-olla sinna natukene kohalolekut leida, selles suhtes, et teile 5-le on selles suhtes hästi omane see pidev jooksmine, kogu aeg mingi asja otsimine, et siin on, kui te saate selle töö ja puhkamise siis nagu tasakaalu, siis teil on tervis väga parlanksis. Ja kui te oskate leida endale sellise süsteemse korra näiteks argipäeviti niimoodi, nädalavahetusel niimoodi, siis teil on kõik väga hästi. Suhetes siis samuti väga hästi, et 5 jaoks võib aprill suhetes tuua stabiilsemat olukorda. Ma ei tea, milline teil oli märtsis, minu meelest märts oli veitsa nagu selline elektrilisem. Ja kui teil on siis teie number 5 on kalduvus keerulisest suhetest põgeneda või vältida, siis nüüd võib tekkida vajadus päriselt olukorraga siis ka tegeleda. Ja mõnel juhul tähendab see suhte ehitamist, ausamat kohalolu ja suuremat selgust. Ja mõnel juhul tähendab see hoopis vabanemist või hoopis võib-olla lahkuminekut. Aga üldine mõte on siis selles, et olukord liigub selguse suunas. Ja raha suhtes siis 5 võib aprillis tunda rahalisi piiranguid, eriti siis, kui märtsis sai kulutatud rohkem, kui planeeritud oli. Seetõttu võib aprillis tekkida tunne, et tuleb kokku hoida või varasemaid rahalisi otsuseid annavad siis selles kuus endal nüüd natukene tunda. Ehk siis võib-olla ei lähe päris nii hästi, kui tahaks. Aga töö suhtes, siis tööd on ja töö on pigem siis struktureeritud sellel kuul, seda on piisavalt ja see võib anda ka sellist turvatunnet. Ehk siis mis sest, et võib-olla rahas ei lähe nii hästi, aga selles suhtes, et kui sellel kuul sead hästi jatra, siis küll siis palgapäeval see näitab ja rõõmustab sind. Ja 5-le võib tunduda, et sa oled justkui selle süsteemi sees, et asjad on väga hästi järjestatud ja loogilises mõttes toimib kõik väga hästi. Ja töö ise võib seega siis olla väga hea tugi sulle sellel kuul. jah, ja peamine risk tuleb siis rahast, mitte töökorraldusest, ehk siis selles suhtes 5-l on ka omapärane see, et te võite teha tööd palju, teenida ka hästi, aga teil tuleb ka vaadata, kuhu te seda raha paigutate. et teil võib kiiresti tulla, kiiresti minna. kommenteerige. Teie grupp number 5. Nii, lähme kuute juurde ja teie, kes te olete sündinud 6. päeval, 15. ja 24. vaatamata siis kuule aastale. Ja tervis siis 6 puhul võib aprillis tekkida tugev soov oma elu korrastada ja tervise eest süsteemselt hoolitseda. Ja võib-olla on rohkem indu korrastada ka toitumist, liikuda, teha selliseid hingamispraktikaid, pidada tänulikkust, tänulikkuse päevikut, ühesõnaga leida aega ka lihtsalt olla ja olla tänulik selle eest, mis sul juba on. Ja luua ka endale tervist toetavat rutiini ja 6-le annab just kord ja süsteem tugeva sisemise toe ja stabiilsuse. Eks üleüldiselt üldse kõike siis aprillikuus mõjutab väga selline struktuursus, kord ja see, et sa hakkad nägema kuidagi teistmoodi neid asju. Ja suhetes siis number 6-l võib tulla rohkem selgust, võib tekkida soov midagi läbi rääkida, paika panna, ametlikumaks muuta või lihtsalt ausamalt sõnastada. Samas võib mõnel juhul aprill tuua ka sisemisi kriise, mille kaudu siis te leiate justkui tee iseendani.
ja see võib väljenduda ka lahkuminekus või suhte lõpetamises, kuid selle mõte oleks siis enda väärtuse taastamine ja iseendani jõuda. ehk siis teate, kas see oli number 5 juures, kui ma ütlesin, et jah, et aprillikuu on selline veitsa tõsine kuu, et need suhted, mis on juba logisenud siiamaani, siis need leiavad selle oma lõpu üsna kiiresti kahjuks või õnneks, ma ei tea. raha, raha ei pruugi tulla läbi suurte imepöörete, kuid olukord on arusaadav ja stabiilne. kui kuus teeb praktilisi samme õiges suunas, siis ka raha tuleb. vot, et kuued on tegelikult hästi tundlikud ja tavaliselt nad loobuvad iseenda vajadustest teiste jaoks, nii et sellel kuul siis silmad lahti ja hinnake iseennast. Ja töös võivad tekkida raskused plaanidega, võite midagi endale suurelt ette võtta, kuid reaalsus ei toeta seda nii, nagu lootsite ja siin on oluline planeerida kainelt, mitte võtta endale liiga palju ning arvestada oma tegelike jõuvarudega. on oht, et info koguneb palju, aga selle praktiline kasutamine jääb teil sellel kuul võib-olla ka nõrgemaks. seetõttu on vaja vähem tormata ja rohkem läbimõtestatult tegutseda. vot tak. ehk siis see, et vaata, päikest on soojust on nüüd siin õhus rohkem ja teil võib-olla on pea lihtsalt laiali otsas. kommenteerige siia, et kuidas näiteks märts läks ja võite ka kuu lõpus selle prognoosi juurde tagasi tulla, et vaadata ja hinnata seda, kuidas ta siis teil läks. ma loodan kõike paremat. grupp number 7 on teie, kes te olete sündinud 7, 16, 25 ja tervise suhtes siis aprill jätkab märtsis alanud suunda. kui te juba tegelesite oma tervisega, siis või mõne kasuliku harjutusega, siis võite näha stabiilseid tulemusi. ja 7 jaoks on see kuu keha sisemise jõu ja instinktide tasandil väga heas kooskõlas. võib tekkida tunne, et ma suudan ja ma saan hakkama. ja samas tehakse ka täpsustus selles suhtes oma terviseprobleemide osas, et kui sul on mingisugune selline ebakõla oma kehas, siis sa sellel kuul rohkem aktiivsemalt tegeled sellega ja kui on vaja, siis ka lähed muidugi arsti juurde, aga pigem sa leiad sellele lahenduse kas läbi mingite venituste, võib-olla ka rohkem selle töö ja puhkehetke lihtsalt tasakaalu saada. suhetes siis on aprill grupp number 7 pigem selline rahulik ja stabiilne ehk siis hea. ja kui suhted on head, siis selles on väga mugav olla. ja 7 sobib eriti hästi see, et aprill ei too siin liigseid üllatusi, just pigem sellist stabiilsust ja selgust. ja ootamatuste vähesus annab siis teile sellise hea seisundi. ja raha suhtes, raha võib tulla tunne, et teate täpselt, kuidas teenida või võib tekkida uus enesekindlus oma oskuste suhtes. ja teil grupp number 7 võib olla tunne, et tulemused on käeulatuse ees, näiteks võib lisanduda uus oskus, uus sügavus oma töös või uus arusaam, kuidas oma teadmisi siis rahaks pöörata. ja tuletan siis teile kõigile meelde, grupp number 7, et olete väga intuitiivsed inimesed, ehk siis teie peaksite rohkem vaatama seda, et kuidas te oma tunnetust ja oma teadmisi saaksite rohkem edasi anda. ja töö puhul võib peamine raskus tulla sellest, et kõik liigub võib-olla liiga aeglaselt, justkui nagu raha on, aga töö suhtes, et justkui protsess ei lähe nii kiiresti, nagu sa tahad. ja 7 siis võib tunduda, et tulemused ei saabu piisavalt kiiresti, nagu sina tahaksid. ja samuti võib märtsis võetud kohustuste koorem aprillis eriti tugevalt tunda anda. ja ma ütleksin 7 grupi puhul, kuna ma ise ka kuulun siia gruppi, siis pigem selline ebatasakaal siis tekib sel juhul, kui sa ei ole saanud tasakaalu seda tööd ja puhkamise hetke, ehk siis see, et kui sa rabeled võib-olla liiga palju või siis puhkad liiga palju. 7 on väga omane ka see, et nad hullult palju mõõdavad seda, kuidas ma ütlen, 9 korda mõõda, 1 kord lõika, eks ju, aga nad jäävadki mõõtma ja ei lähe tegevusse. vot tak. vaata, kui aeg seda vatak sinna lõppu, aga ma ei tea, miks ma seda ütlen. vot, kusjuures siin ma tahaksingi ütelda, et kui sa veel ei ole suletud Facebooki grupis või siis Instagramis, TikTokis, ma ei tea, kus iganes, et kus meid leiab, siis tule ja liitu.
tule vaata ja soovitan ka vaadata kodulehekülje numbritekeel.ee on selline koht nagu, kui ma nüüd ei eksi, kas on vestlusõhtud, võib-olla kohtumised, koolitused. Ma täpselt ei tea, kuidas see seal praegu ei mäleta, kuidas see seal välja nägi, aga Fienta kaudu ka numbrite keel nime alt leiab ka siis kokkusaamisi. Ehk siis vestlusõhtud on nüüd meil kord kuus ja see on siis kuu viimane pühapäev. Ja siis tulevad ka sellised koolitused, kui ma nüüd ei eksi, kas oli 18, on edukuse koodi selline koolitus, kus on teooria osa ja siis ka ma vestleme ja arutame nendest teemadest ja samas siis 19. aprill on ametite kohta. Kui sa veel ei tea või vajad kinnitust näiteks oma ametite suhtes, siis kindlasti liitu. Fientes on kõik andmed olemas. Nii, lähme grupp number 8 juurde. Teie, kes te olete sündinud 8, 17 ja 26. Ja tervis siis 8 jaoks on aprill energia üsna sobiv. Ehk siis vaata, nii naljakas, noh, ma ei tea, naljakas või mitte, aga numeroloogiliselt siis number 4 ja number 8 energiad hästi sellised sarnased, sellised struktuursed, nii et number 8 grupp peaks ennast tundma sellel kuul nagu väga hästi. Ja kõik on justkui arusaadav, stabiilne ja ilma liigse üllatuseta ja see võib väljendada, et tervise poolel pole erilisi ärritajaid ega segajaid ja 8 tunneb end selles kuus sageli just hästi sellepärast, et süsteem on sulle väga loogiline ja rahulik, justkui nii, nagu ma ütlesin. Et see on selline väga süsteemne, et kõik on klaar ja arusaadav siis teie jaoks. Ja suhetes siis võib esile tulla sisemine selline vastupanu, võib-olla jäikust, võib-olla ka solvumisi, manipulatsiooni ja agressiooni. Ja 8 võib kas võtta väga jäiga positsiooni või olla väliselt sellises ohvris rollis rohkem, kuid sees on sinul justkui nagu sellist allasurutust ja võib-olla ka viha. Ja see võib aprillis kergemini siis ka konflikte tekitada. Ehk siis siin ka soovitan nii nagu grupp number 1-lgi, et rohkem ja 4 oli vist ka see, et rohkem võib-olla välja hingata seal, enne kui välja ütled, välja hingata. Noh, sisse välja hingad, vaata, enne kui lähed ja ütled, ehk siis mitu korda mõtle ja siis ütle. Ja kui ikkagi pinged on seal sellised pinevad, siis soovitan väga soojalt ikkagi korralikult ja rahulikult asjad lahti rääkida. Küll kõik laheneb. Ja raha suhtes siis, raha poolel võib tekkida tunne, et teete palju, aga saate võib-olla vähe. Ja võib-olla, et töö on olemas, pingutus on olemas, aga rahaline tagasiside ei vasta justkui sinu ootustele. Ja see võib tekitada pettumust, isegi kui töö ise justkui nagu toimib. Et siin ma jällegi paneksin põhirõhu sellele, et vaadake, et kuhu teie kulutused lähevad, et võib-olla kulutused on liiga suured, võib-olla sealt natukene veitsa koondada, mitte vajalik ära võtta. Jah. Aga justkui töö suhtes, tööd iseenesest on palju, aga justkui nagu raha suhtes seda nagu ei ole. Mina arvan niimoodi, et kuna tööd on teil palju aprillikuus, siis kulutused võivad olla jällegi suuremad. Ma ei tea, autoomanikud, kes te olete, siin on võib-olla suverehve vaja vahetada ja ma ei tea, igasugust õlivahetust autodel teha. Ja sina naine, siis võib-olla sul on rohkem võib-olla siin kevade poole iseenda peale investeerida, et seetõttu tundubki, et justkui teda ei ole. Ja, aga tööalaselt võib kõik olla hästi korraldatud, töö võib olla huvitav, sisukas, intensiivne ja energiat andev, ehk siis tööd justkui teil peaks olema palju sellel kuul. Ja samas ei pruugi see automaatselt tähendada kohe sobivat rahalist tulemust, nii nagu ma just ütlesingi. Ja seetõttu tuleb tähelepanelikult vaadata, miks pingutus ja tasu omavahel ei klapi. Või siis on see, et te teete palju tööd, aga väikse tasu eest. See tasub ka üle vaadata sellel kuul kindlasti. Vot nii, kommenteerige siia. Grupp number 9, teie, kes te olete sündinud 9, 18 ja 27, ükskõik mis kuul ja ükskõik mis aastal. See on üleüldine informatsioon. Ja tervis siis aprillis võib tuua 9-le võib-olla pettumust veitsa, energiapuuduse või tunde, et ei tehta enda jaoks just seda, mida sa oleksid tahtnud endaga teha. Näiteks sa võid tunda, et oleks vaja justkui võimelda, liikuda ja tervist toetavat tegevust teha, kuid sa justkui nagu ei saa sealt nagu kinni, sa ei hakka nagu seda tegema. Ja seetõttu ütleme, sa tunned ennast nagu kehvasti, ütleme see, et sa nagu lubad endale, aga sa justkui ei tee. Ja, ja tervis ei tähenda sellel kuul ainult seda, kas midagi justkui valutab või mitte. Tervis tähendab ka energiat, rõõmu ja tegutsemistahet.
ja valmisolekut siis muudatusteks. Suhetes siis aprillis võib teil grupp number 9 siis tugevneda sisemine mittenõustumine ja vastupanu ja see võib muuta suhteid pingelisemaks. Ja kui te siis juba niigi kas võitled kõige vastu või surud ennast alla, siis nüüd võib see pinge tulla eriti selgelt välja. Ehk siis teile ka see aprillikuu võib mõjuda kuidagi noh, kas sõjakalt või ütleme siis niimoodi, et see suhe, mis siiamaani juba ei toiminud, see võib lihtsalt saada oma sellise noh, mingisuguse teatud lõpu, jah. Raha. Raha ja töö on siin omavahel väga hästi siis seotud, ehk siis raha ja tööd peaks olema sellel kuul teil hästi. Ja 9 võib siis tekkida pettumus selles suhtes, mida sa teed, võib olla palju ootusi, unistusi ja kujutusi, kuid aprillis selgub, et tulemus ei ole saabunud ja see võib tuua eriti tugeva pettumuse. Et raha teil peaks justkui olema palju ja raha teil peaks justkui liikuma, aga teil justkui ma ütleksin niimoodi nagu mõnele teiselegi grupile, et kas teil on liiga palju selliseid väljaminekuid, ootamatuid väljaminekuid või siis tekkis võib-olla mingi inspiratsiooni najal mingisugune ostmine. ehk siis tuleb siin nagu natukene rohkem struktureerida seda oma rahalist väljaminekut ja vaadata lihtsalt nagu tõsiselt sellele otsa, et jah, siit selgub nii mõndagi, võib-olla lihtsalt midagi kärpida. jah, et raha justkui nagu on, aga justkui ei ole ka. vot niimoodi ütleksin, mina arvan, et ta tuleb ja läheb üsna kiiresti. Emotsiooniostud on grupp number 9 selline tavaline, võib-olla selline väiksem pahe, ütleme siis niimoodi. Ja töö puhul võib juhtuda, et justkui sa investeerid kuhugi, alustad millegagi ja lood palju, kuid alus ei ole tegelikult piisavalt läbi mõeldud. ja Ja siin tasub jälle vaadata, et selles suhtes töö ja raha võivad kokku põrkuda just seetõttu, et vundament pole olnud algusest peale piisavalt selge, ehk siis sa justkui nagu teed palju tööd, aga justkui nagu midagi ei toimi, ehk siis sellel aprillikuus võib nagu selguda see koht, kuhu kohta sa nagu lihtsalt tühja jooksed, sa võid teha ka arvatavasti nagu mitut asja korraga, aga siin tulekski vaadata, et võib-olla koondada need erinevad tegevused nagu ühte kohta. vot ja nii nagu video algusel siis ütlesingi, et 3 sellist aprillikuu soosikut ehk siis esimesel kohal on grupp number 7, tadaa! Mitte sellepärast, et mina seda loen teile praegu ja räägin ja kirjeldan seda aprillikuud, aga lihtsalt selles suhtes, et 7 on praegu hea. Et ja 7 annab siis aprill tugeva aluse, struktuuri ja vundamendi ja see aitab tal kujundada sisemist selgroogu, kindlust ja võitjatunnet. vot, tublid oleme. Kes kuulub number 7-sse, öelge, kirjutage seda, jah. Teisel kohal on siis 6 ja 6 aitavad aprilli energiat luua sisemist tugipunkte ja see võib tulla siis isegi läbi kriisi võib-olla, seal oligi vist kas äkki mingi suhete probleem ja kui tulemusena pöördub kuus rohkem iseenda poole ja hakkab tegema seda, mis on päriselt vajalik, ehk siis see on teil number 6 justkui selline nagu ärkamise kuu, kus te saate aru, et aitab küll, nüüd tuleb iseenda eest hoolt kanda. Ja siis 3. kohal on siis number 5 ja 5 annab aprill rohkem stabiilsust ja põhjalikkust. Fookus võib muutuda rahulikumaks, selgemaks ja täpsemaks ning see aitab keskenduda kõige olulisemale. Et teil number 5 on see üleüldse hästi nagu oluline hoida fookust ühe koha peal. Te loomu poolest olete lihtsalt sellised hästi liikuvad. Vaat. Ja see ongi kõik täna aprillikuu kohta. Nii et andke siis märku, kommenteerige siia, jagage oma tuttavate sõpradega. Ja kui veel te ei ole tellinud seda kanalit, siis oi-oi-oi. et siis oleks väga vahva, kui te seda teete. Ja samas, kui teil ei ole soovi tellida, siis sellest ka mitte midagi ei ole, saate te siin niisama ka käia siis seda vaatamas. Ja soovitan muidugi siis ka liituda selle suletud Facebooki grupiga numbrite keel, seal on hästi palju sellist erinevat informatsiooni, sinna ma panen ka keskeltläbi mingi 3 mingit testi, võib-olla erinevaid selliseid gruppidele mõeldud informatsiooni ja vahest, kui on sellised eriti erilised päevad, siis ma panen sinna ka veel lisainfot, et mis see numeroloogiliselt tähendab. Ja seal on ka infot selle kohta, mis koolitused tulevad, millised vestlusõhtud meil on tulemas.
ja ükskõik siis, kus kanalit te mind ka ei vaata, siis nimega Numbrite Keel leiate te üles. vot nii, aitäh teile ja loodan, et sellest tuli teile abi ja kommenteerige siis siia, kuidas teil märts läks ja ka see, et aprillikuu lõpupoole tulge siis tagasi ja kommenteerige ka, et kuidas siis aprill läks. aga ma soovin kõigile selles suhtes edu. aprillikuu on natukene selline, võib-olla ehk pigem selline raputav kuu. Noh, ma arvan, et heas mõttes, sellepärast et see, mis siiamaani ei ole toiminud, siis ta raputab nagu mõnusalt, võib-olla mõnes mõttes ka väga räigelt paika. nii et hoidke piip ja prillid, nii et me võidame kõik niikuinii. mina usun sellesse väga tugevalt. okei, tšau, Merike ja Numbrite Keel.